Head kolleegid, meie päevakorra 11. punkt on Tartu Linnavolikogu 23. jaanuari 2014. aasta otsuse number 41 Tartu lasteaia Päkapikk ja Tartu lasteaia Mesipuu ümberkorraldamine muutmine. Ja kõnetooli on ruttamas abilinnapea Tiia Teppan. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, kallid volinikud, käesoleva linnavolikogu otsusega siis tahame just eelmisel volikogu istungil vastu võetud lastesõime ja lasteaia ümberkorraldust muuta ja see on seoses sellega, et meie hea soov ja tahe esitada koolitusluba Haridus- ja Teadusministeeriumile, et lastesõimele liita lasteaed, ei saanud sellist tagasisidet, nagu me lootsime ministeeriumist ja oleks pidanud hakkama täielikult uuendama kõiki tegevuslubasid, Tervise- ja Päästeameti nõudeid, aga kuna meie need väga armsad ja kenad lastesõimed ja aiad on juba vanades ja väärikates majades, siis me selliseid lubasid olemasolevate hoonetele uue näol ei oleks saanud, aga seaduses, mis on vanemad hooned, on võimalus jätkata tegutsemist ja talle kohaldataks ka tervisenõuetes sätestatud erandid kuni septembrini 2030. Ja siinkohal sellise üldsõnalise tavainimesele väga lihtsas mõistes mõistetava asja keerukus on see, et käesoleval juhul siis Haridus- ja Teadusministeeriumile matemaatikast tuntud termin, et summa ei sõltu liidetavate järjekorras, ei kehti. Paraku summa sõltub liidetavate järjekorrast ja me peame muutma eelmist korraldust ja korraldada alates siis 1. augustist 2014 Tartu linnavalitsus hallatavate asutuste lasteaed Päkapikk ja Tartu lasteaia Mesipuu tegevus ümber järgmiselt. Tartu lasteaia Mesipuu liidetav asutus liidetakse Tartu lasteaiaga Päkapikk ja Tartu lasteaia Mesipuu tegevus lõpeb 31. juuli 2014. Nii et see selgus meil pärast eelmise volikogu otsuse järel koolitusloa taotluse sisseviimisel. Aitäh! Aitäh! Palun, kas ettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh! Ja kaasettekandeks palun kõnetooli hariduskomisjoni esimehe Toomas Jürgensteini. Palun! Hea esimees, hääd kolleegid, 16. aprillil arutas hariduskomisjon seda eelnõud ja nii nagu Tiia Teppan ütles, eks me kõik natuke laiutasime käsi, aga siis, et jah, et A plus B asemel liitsime B plus A ja eelnõud pooldasid kõik kohal olnud hariduskomisjoni liikmed. Aitäh! Aitäh! Palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh! Sõnavõtusoove selles päevakorrapunktis ei ole esitatud. Kas keegi soovib esineda repliigiga? Ei soovi, järelikult ei ole ka lõppsõna vajadust ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 34. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.